Viimsi raamatukogu Viimsi noortekeskuse ja MTÜ Foorum teatri ühisprojekt Kirjandus ja lugemine lahendab noorte eskaleeruvad probleemid. Projekti eesmärk oli leida paralleele kirjandus- ja noorte maailma vahel, analüüsida eskaleeruvaid probleeme, otsida üheskoos positiivseid lahendusteid, panna raamat elama ja luua ise elust võetud lugusid. Viimsi raamatukogu valis enam kui 20 noorsokirjanduse teost, mis käsitlevad koolikiusamist, pereprobleeme ja muud seesugust. Koos Viimsi noortekeskusega võtsime ühendust MTÜ Foorum teatriga, et planeerida sündmuste ajagraafik. Viimsi noortekeskus valmistas plakati ja tegi noorte seas reklaami. Sündmuste sarja alapealkirjaks sai Foorum teater meie ümber. Täiendavalt võtsime ühendust Viimsi gümnaasiumi teatrikunsti õpetaja Külli Tähega, kelle õpilased ühinesid meie projektiga. Sündmuste sarjas toimus 4 kohtumist. 4. oktoobril toimus Viimsi raamatukogu väikeses saalis esimene kohtumine, kus tutvustasime elu valupunkte käsitlevaid noorte raamatuid ja salvestasime Foorum teatri noorte väljamõeldud loo koolikiusamisest. Nii, tere! Mina olen Marii. Meie hakkame näitama siin Foorum teatrit. See ei ole minu probleem. Sinu probleemid ei ole minu probleem ega sinu eraelu. Tunne sinna ära. Kas sul on kõik korras? Jah. Miks sa siis nutad? Ei, mul läks midagi silma. Okei, siis. Mul hakkas natuke paha, et ütle õpetajale, et ma ei tule täna. Okei. Läks. Sa ise ei käi töölgi, sul pole aimugi, kui raske see nüüd tööd otsida. Naise koht ongi köögis. Ja mida sa teed kokad terve päeva siis või? Jah! Me sööme iga õhtu kiirnuudleid. Ma teen teid meelde ka. Ja meil on vaja, et sa otsustaksid, et kummaks lähed isa või emaga. Ema või isa. Loo esitasid Marii, noore teatriringi liikmed Nõmme huvikeskusest. 11. ja 18. oktoobril kogunesid projektist osa võtvad Viimsi noored Viimsi kooli aulasse, kus Kertu Roosmaa Foorum teatrist viis läbi Foorum teatri töötoad. Töötubades mängiti erinevaid Foorum teatri metoodikast lähtuvaid mänge ja tutvustati Foorum teatri põhimõtteid. Foorum teater toob vaatajani loo elust enesest, mis algab hästi, kuid lõpeb halvasti. Publik saab peategelasele kaasa tunda ja mõelda, kas oleks saanud teha midagi teisiti ja pealtvaatajate abiga mängitakse loole uus lõpp. Esimeses töötoas vaatasid Viimsi noored Foorum teatri noorte lugu ja hakkasid ise oma lugusid välja mõtlema. Esialgu lavastati liikumatud pildid. Edaspidi hakkas vormuma 2 erinevat kooli- ja pereteemalist lugu. Juhendajate käe all täiendati lugusid, et need mõjuksid usutavalt ja kaastunnet äratavalt. 1. novembril toimus lugude ettemängimine ja salvestus Viimsi kooli aulas. Aga Foorum teater pakkus noortele võimalust tulla Mustamäe Kaja keskusesse Foorum teatri täiskasvanute tundi oma lugudega esinema ja vaatama täiskasvanute lugusid, et noored saaks näha mõlemat poolt, nii esinemist kui pealtvaatamist. See jäi aga praegu tulevikku. Projekti tulemusel said noored kirjanduse kaasabil läbi mõelda oma elu, puudutavad valusad probleemid ja otsida koos lahendusi. Oma elust lugusid luues, näideldes
mängides ja ühiselt arutledes. nii juhendajad kui noored nautisid protsessi käiku ja said positiivse elamuse, uue julguse eluraskustele vastu astuda. juba mõtlesin, et näitlemine tundub nii huvitav, võiks ka sellega tegeleda